See liiklusõnnetus toimus kõige tihedamas liikluskeerises otse Kadrioru keskuse ees. Siin sattusid vastakuti Opel Astra ning Mercedes-Benz. Et tegu oli laupkokkupõrkega, said mõlemad autod sel määral kannatada, et neist enam sõiduriistasid teha ei ole mõttekas. Õnneks ei nõudnud see õnnetus siiski inimelusid. Kuigi Opeli juht ei osanud õnnetuse kohta šokiseisundis olles midagi öelda, leidus tunnistaja, kes oli juhtunud kõike pealt nägema ning nõus ka politseikroonikale rääkima. Te nägite, kuidas see avarii juhtus? Jaa, ma nägin kõike. Kui lubada, siis räägin vene keelt, sellepärast natukene murutsen ka. No, в общем, я двигался по правому ряду. Sõitsin paremas reas ja minuga ühes suunas liikus vasakus reas see Mercedes-Benz. Kiirus võis olla 50-55 kilomeetrit tunnis, mitte suurem. Tee oli puhas, mitte miski tema sõitu ei seganud, kuid täiesti ootamatult tegi mees äkki vasakpöörde ja sõitis vastassuuna vööndisse. Tulemus on käes, seda te näete, laupkokkupõrge. Mulle tundus, et inimesed said avariis kõvasti kannatada. Opel on вообще без сознания, по-моему, находился. Он внутри сидел на этой подушке безопасности. И картина была такая неприятная, конечно. See punane, mida on terve Opeli salong täis, ei ole mitte veri, vaid hoopis värv. Värvipurk oli enne õnnetust auto pagasnikus ning lendas kokkupõrke ajal sealt auto istmetest selja tugesid murdes salongi. Õnn on see, et värvipurk oli pagasnikus paremal pool ning autos kaassõitjat ei olnud. Vastasel korral oleksid võinud kõrvalistmel veri ja värv seguneda.